Hei, teeme ühe ägeda soft glam silmameigi, mis on imelihtne ning selleks põhimõtteliselt on vaja ainult 2 lauvärvi. Lillilolo Soft Brownist ning lisame Anammi glitter lauvärvi toonis Taupe. Enne lauvärvi panekut on kindlasti oluline ühtlustada see nahapind. Otse nahapinnale ei soovita lauvärvi panna, tekitada rasu, võtta see kogunema. Vaatepilt õhtu lõpuks ei ole ilus. Aga mis aitab selle vastu, et see lauvärv ei hakkaks kogunema, pluss jääb ka pigmendika, on näiteks olemas Lillilolul selline asi nagu silmameigi aluskreem. Kui silmameigi aluskreemi ei ole või ei taha kasutada, siis tegelikult võib täitsa panna ka peitkreemi. Näekul on oluline see, et kui te panete seda silmale, siis ta peab olema selline õhuke kiht. Ja julgelt võib liikuvale panna natukene paksemalt ja siia ülesse poole minnes natukene õhemalt. Silmameigi aluskreem kindlustab meile selle, et see silmameik püsib ilusti terve päeva, õhtu, öö. Minu üks lemmikumaid pruune toone, selline mõnus soe toon on Soft Brown Lillilololt, mineraalne, väga pigmendikas. Ma võtan Coleori number 12 pintsli, võtan pintsli otsade peale, koputan üleliigse maha, lihtsalt hakkan siit koopast seda peale kandma ja kannan teda niimoodi, lihtsalt kergelt edasi-tagasi liigutust tehes ja võib isegi teha selliseid ringeid liigutusi. Liikuva laule jätan mingisugust vaba ruumi. Natuke teen kohe selle sama puhvis pintsliga ka siit alt, aga juurde ma ei võta lauvärvi. Lihtsalt see, mis mul siin olemas oli. Ja teen natukene siit sellist külje peal olevat U-tähte. Minu üks nipp, kuidas saada suitsusemaks, on see, et kasutada näitena Coleori siidipuudrit. Selle siidipuudriga võtta natukene siit pintsli otsadele seda siidipuudrit ning hajutada neid piire selle puudriga. Siis see üleminek läheb hästi softiks. Hästi oluline on vaadata, et ta ei hakka siia vagudesse kogunema ja kui on juba hakanud see kreem siia kogunema, siis lihtsalt natuke kas näpuga või pintsli otsaga. Alati peab see pind hästi ühtlane olema. Kõik, mis üle jääb, koputage siia tagasi ja keerake see sõelkord ka kinni. Siis ei lähe laiali. Ja nüüd on minu lemmikuaeg. Anammi glitter lauvärvid. Ja täna me kasutame minu ühte lemmikut Taupeed. Ehk see tähendab seda, et see sobib tõesti iga silmameigiga, iga värviga ja ta jääb selline hästi mõnus ja kerge. On mitu erinev võimalus peale kandmiseks. Täna me kasutame seda samat pintslit, et teha kõik hästi easyks ja kõik oleks väga-väga lihtne. Tähendab seda, et ma võtan seda siia pintsli otsade peale lihtsalt kergelt niimoodi. Ja lihtsalt kergelt tupsutan. Ehk siis ma ei taha, et see efekt oleks väga tugev, või pigem õrn. Kuna see võib ka siia alla pudeneda, siis hoia üks suur pintsel varuks ja näiteks ka siidipuuder. Võid väikese kihiga siia alla panna, et ta kaitseks neid silmaaluseid. Või teine variant teha silm ennem ja siis põhi. Ma puhastan pintsli ära, vastu käe selga ja ma saan veel korra hajutada neid pruunikat piiri. Kuna see on hästi lihtne meik, siis lisame vürtsi ja teeme ka laineri. Silmelaineri puhul on hästi oluline võtta teda väga ettevaatlikult ja pigem vähem. Ja alustame laineri peale kandmist alati keskelt. Ja liigume, mulle meeldib alati otsa ära teha. Kindlasti lainer lõpuni välja. Teate, kui raske on filmida laineri tegemist. Ma soovitan alati pärast laineri tegemist ripsmed niimoodi kas või näppudega puhtaks teha, sest tegelikult siit tuleb alati mingi värvisodi või miskit, mis ripsmed tuši peale kandmisel jääb siin alla ja võib segada ripsmetuši pealepanekut. Ripsmetušiks valisin Coleori Revolutioni
mille hari näeb välja selline. Värvisin ka alt ripsmed ning nüüd võtan ära selle puudrikeesid. Värvisin huuled ja huultele panin siis Lillala Mia Morri, et tuua natukene vürtsi. Ja ongi tehtud ülikerge, kiirelt, mugavalt. Nii et sobib nii päevaseks jumestuseks kui ka õhtuseks jumestuseks. Nii et tšau, järgmise korrani!